Möödunud volikogu istungist teeb huvitumatest ja olulistematest punktidest ülevaate volikogu esimees Niina Neglasson. Muidugi ka jäätmevedu lõpeb meil ja tuleb uus hange. Hea, et see on jõutud varakult kõik valmis kokku panna need hanked, kuna peab olema piisavalt pikk periood kogu selle hanke ettevalmistamiseks, läbiviimiseks ja peab olema valmis ka vaidlusteks, et ei tekiks momenti, et hange lõpeb 1. märtsil ja 2. märtsil ei ole kedagi, kes hakkaks seda tööd tegema. Need on väga olulised asjad. Ja informatsioonipunktide osas oli siis järelpärimine tehtud Jõhvi vallavanemale Ksenia Unkinile seoses nõustumisega, kompromissettepaneku nõustumisega Jõhvi põhikooli direktori suhtes oli tehtud päring, miks nõustuti, mis alusel ja sellele meie vallavanem täna ka vastas. Ja ootasime ka muidugi väga huviga revisjonikomisjoni otsuse punkti, tähendab infopunktis revisjonikomisjoni vastust, kas meil oli esitatud volikogu poolt üks ja konkreetne küsimus, kas 13 000, mis kanti üle sotsiaaleelarvelt Jõhvi hooldekeskusele, Jõhvi hooldekeskuse juhatuse esimehe hüvitise väljamaksmiseks oli tehtud seadusejärgselt või mitte, siis täna me sellele vastust ei saanud. Ja ei saanud selle lihtsal põhjusel, et vastavalt seadusele tuleb see vastus esitada kõigepealt vallavalitsusele, vallavalitsus võtab vastu oma seisukoha, saadab tagasi revisjonikomisjonile ja alles seejärel tuleb siis selle dokumendi avalikustamine. Selle tõttu tuleb meil teha lihtsalt üks lisavolikogu istung, kuna need asjad peaksid olema lahendatud selle volikogu koosseisu ajal, et mitte jätta seda koormat järgmisele volikogule.